Ostsin roostevabast terasest detaili ja see läks rooste. Kas see võib olla võlts? Tervist, inseneri huvilised! Kujutage ette järgmist olukorda. Ostsite roostevabast terasest detaili ja see hakkas roostetama. Siis tekib küsimus, kas teile müüdi midagi võltsitud? Lõppude lõpuks roostevaba teras ju ei roosteta, eks? See on tavaline pettumus. Ja vastus võib olla nii jah kui ka oleneb. Täna eristame müüti tegelikkusest ja selgitame, miks mõned roostevabad terased siiski roostetavad. Kuidas tuvastada materjale, mis esinevad kui roostevaba teras? 304 kuid tegelikult ei ole seda. Ja mida teha, et mitte petta saada? Aga mis siis ikkagi on roostevaba teras ja miks see ei peaks roostetama? Roostevaba teras on teras, milles on piisavalt kroomi, vähemalt 10,5%, et moodustada väga õhuke ja hästi nakkav kroomioksiidi passiivkiht. Sellel pinnal toimib see kiht nagu ise tihenev kilp. Kui see kriimustub, taastub see hapniku juuresolekul ja takistab rooste levikut. 300 seeria terastes nagu 304 tugevdab seda kaitset nikkel, mida on umbes 8–11%. Aga oota, kui roostevaba teras kaitseb end ise, siis miks mõnikord ikkagi tekib rooste? Mitte iga oksidatsioon roostevabal terasel ei tähenda, et teras on halb või võlts. Võib esineda pinnasaastet näiteks terasarja või lõikamisel tekkinud metalli tolmu osakestest. Võib-olla määrati see valesti, sest roostevaba terast ei ole ainult ühte tüüpi, vaid on olemas terve valik erinevaid tooteid. Ehk siis on olemas erinevat tüüpi roostevabasid teraseid, millel on erinev korrosioonikindlus ning õige terase valimine iga keskkonna jaoks on arutelu teema. Seetõttu võib vale spetsifikatsioon põhjustada suuri probleeme. Nüüd on olemas olukord, kus korrosiooni tõenäosus suureneb märkimisväärselt. Kui materjal, mida sulle müüdi kui 304, on tegelikult 200 seeria teras, siis on see sama kuulus võlts 304. Ja mis on see võlts 304 ja miks see on probleem? Viimastel aastatel on Brasiilias liikvel olnud 200 seeria ehk 2XX terased, mida müüakse 300 seeria või 304 nime all. Need terased on loodud kulude vähendamiseks, asendades osa niklist mangaaniga ning tulemuseks on odavam materjal, kuid selle korrosioonikindlus on igapäevastes tingimustes sageli kehvem. Kui ehtsal 304 on umbes 8–11% niklit, siis uutel 2XX seeria terastel, mida müüakse kui 304, on niklit vaid umbes 1%. Ja see erinevus on otsustava tähtsusega korrosioonikindluse jaoks. Aga miks nikli vähendamine halvendab roostevaba terase korrosioonikindlust? Paljud inimesed arvavad, et nikkel on justkui mingi kate, kuid tegelikult toimib ta sulami sees, stabiliseerides austeniitset faasi ja aidates kaasa sellele, et kroom saaks oma tööd paremini teha. Et säilitada passiivkiht terviklikuna. Ja kui seda niklit jääb liiga väheks ja see asendatakse mangaaniga, võib materjal küll säilitada austeniiti. Kuid korrosioonikindlus, eriti kloriide sisaldavates lahustes, nagu köökides, rannikualadel ja pesemispiirkondades, kipub vähenema. Katsetes ja praktikas kipuvad 2XX terased olema vastuvõtlikumad punktkorrosioonile ja pingekorrosioonile, keskkondades, millele 304 peab paremini vastu. Lihtsustatult öeldes tähendab vähem niklit tavaliselt suuremat ohtu plekkideks ja punktkorrosiooniks kohtades, kus sa ei tahaks roostet näha. Ka kroomisisaldus on ehtsal 304 ja võlts 304 erinev. Jah, see on oluline. Tüüpilisel 304 on umbes 18–20% kroomi, samas kui paljudel 2XX terastel on kroomi umbes 13–16%. See võib tunduda väike erinevus, kuid kroomi eemaldamine nõrgendab võimet moodustada ja säilitada passiivkihti. Eriti harjatud või lihvitud viimistluse puhul
või kui on kokkupuude soolade ja pleegitajaga. Kuna roostevaba teraase kaitse sõltub otseselt kroomist, siis selle vähenemine koos madalama niklisisaldusega loob ideaalse olukorra rooste tekkeks juba varakult. Ja see pole veel kõik. Mitmeetis 200 seeria koščiščis. Süsiniku sisaldus on kõrgem kui 304 il, mis suurendab sensitisatsiooni ehk kroomkarbiidi moodustumise tõenäosust. Ja see avab tee terade vaheliseks korrosiooniks. Lisaks on väävliga seotud sulfiidsed lisandid eelistatud punktid aukkorrosiooni tekkeks. Aga kuidas siis end kaitsta ostmisel ja mitte petta saada? Esimene kaitse on selge nomenklatuur. Otsi selgesõnaliselt IC 304 või S30400 ning tarnestandardite, näiteks ASTM A240 lehtede ja ribade jaoks. Ole ettevaatlik ebamääraste kirjelduste suhtes, nagu 300 seeria ilma tüüpi täpsustamata, ning kahtlaste kaubanimede suhtes, kui müüja väldib ütlemast 304. Ole tähelepanelik. 200 seeria, 201, 202 ja sarnaste tähistuste suhtes, sealhulgas turuvariantide puhul, nagu NN4 300 seeria, mis on madala niklisisaldusega alternatiivid. Oluliste ostude puhul küsi kvaliteedisertifikaati koos koostisega ning see peab näitama niklisisaldust 304-le vastavas vahemikus. Samuti sobivad kroomikogust. Mõnda neist terastest müüakse mudelinimedega, näiteks Nalemade 300 seeria, mis jätab mulje, et tegemist on IC 304 seeria terasega. IC 304 tähistab Ameerika Raua- ja Teraseinstituudi poolt kehtestatud standardit kroomnikkel austenit roostevabale terasele. Tuntud oma vastupidavuse ja suurepärase korrosioonikindluse poolest, mille keemiline koostis on rangelt kontrollitud. Seevastu NN 300 seeria on roostevaba terase tähistus, mis on välja töötatud soodsama alternatiivina, kuid mis ei järgi traditsioonilisi standardeid. Kuna seda ei reguleeri konkreetne rahvusvaheline standard, nagu standardiseeritud IC 304 teraseid, võib öelda, et tegelikult on see kaubanduslik tähistus. Seostades 300 seeria, et jätta mulje, nagu oleks tegemist 304-ga. See muudatus toob kaasa odavama materjali, kuid selle korrosioonikindlus on karmimates keskkondades väiksem võrreldes tõelise IC 304-ga. Ja see reegel, mis kehtib peaaegu kõige kohta elus, kehtib ka siin. Kui miski tundub liiga hea, et tõsi olla, tasub kahelda. Ehk siis liiga hea hind, et olla tõsi, tähendab peaaegu alati halba kvaliteeti ja sellega asi ei piirdu. Mõnes madala niklisisaldusega sulamis lisatakse vaske, mõnikord üsna suures koguses, et kohandada omadusi materjalidele ja seadmetele, mis puutuvad kokku toiduga. Brasiilias kehtestab Anvisa määrus RDC number 20 piirnormid ja need metallmaterjalid ei tohi sisaldada rohkem kui 1% lisandeid, mis koosnevad pliist, arseenist, kaadmiumist, elavhõbedast, antimoonist ja vaskest. Arvestatuna kokku ning arseeni, elavhõbeda ja plii individuaalsed piirnormid ei tohi ületada 0,01%. Kuna pseudo 304 sisaldab märkimisväärsel tasemel vaske, tekitab see täiendava hoiatuse toiduga kokkupuutel ja kahtluse korral küsige aruandeid ja vältige kriitilisi rakendusi. Aga siis tekib küsimus. Ostsin roostevaba terase ja juba on rooste tekkinud. Mida praktiliselt teha? Kõigepealt proovige eemaldada pinnasaastused korraliku puhastamisega, kasutades neutraalset pesuainet, sooja vett ja mitteabrasiivset käsna. Alati puhastage viimistluse suunas ja vältige terasvilla kasutamist. See jätab pinnale vaba raua osakesi ja halvendab olukorda. Seejärel, kui vaja, kasutage spetsiaalsed roostevaba terase passivaatorid, mis põhineb lämmastikhappel, järgides alati tootja juhiseid passiivkihi taastamiseks. Kui detail määrdub kiiresti uuesti,
eriti täppkorrosiooni jälgedega. Hindage uuesti keskkonda, näiteks kloriidide olemasolu või puhastusvahendite kasutamist. Ja võtke ühendust tarnijaga, küsides keemilise koostise sertifikaati. Ja kui koostis näitab 200 seeriat, mida müüakse kui 304, kas teil on tehniline alus asenduse nõudmiseks? Lõppkokkuvõttes, kui roostevaba teras roostetab, ei saa alati öelda, et see on võlts, kui tõenäosus suureneb, kui kasutusala on tüüpiline 304-le. Hooldus on õige ja siiski tekivad täppkorrosiooni jäljed ja püsivad plekid. Erinevus 304 terase ja paljude 2XX teraste konstruktsioonis seletab, miks võlts 304 on vastuvõtlikum. Ja võtmetähtsusega on hea disaini ja õige klassi valiku kombineerimine vastavalt keskkonnale, sobiv viimistlus, õige puhastus ja mis kõige tähtsam, nimetuse ja koostise kontroll enne ostmist. Nende ettevaatusabinõudega saab roostevabast terasest taas see, mille teadus meile andis. Vastupidav, hügieeniline ja korrosioonikindel materjal igapäevaseks kasutamiseks. Kui sa jõudsid siiani ja sulle meeldis video, siis liitu kanaliga, kui sa pole veel liitunud. Pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil jätkata sisu loomist siin platvormil ja olla meie videotes meeles peetud. Ja kui soovid rohkem olulist ja tehnilist teavet roostevaba terase kohta, suuna oma telefon ekraanil oleva QR-koodi peale või klõpsa video kirjelduse lingil. Need viivad sind tõelisele roostevaba terase veebisaidile, kus tuli selle video inspiratsioon ja teave. Sealt leiad palju olulist tehnilist teavet, mis aitab sul vältida probleeme oma roostevaba terasega. Ja kas sul on kunagi olnud roostevabast terasest detail, mis roostetas? Kas teadsid, et võib-olla ostsid spetsifikatsioonile mitte vastava materjali? Jaga oma kogemust kommentaarides, ma tahan teada. Siin samas kõrval. Sul on 2 huvitavat videot, mida pead vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui soovid meid toetada, pane like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. See ongi kõik insenerihuvilised suured kallid ja kohtume järgmises videos.